palju õnne sünnipäevaks. Palju õnne, kallis Mari. Palju õnne sünnipäevaks. Ma arvan, et see on itaalia keeles palju õnne sünnipäevaks. Kas sa ka filmid, Steven? Mis kingitus sul on siin siis? Siin kartsu sees on, eks. Liha. Tarmo. Mida? Võita. Palju õnne. Võita. Miau. Steven juba ütles aitäh. See sulle nüüd küll ei ole. This is so cute. Nii, minu outfit pole väga näha, aga me tegime esimese pildi ka. Nii lummi. Täna lähme siis ka Veneetsia saarele, viimane päev. Ja jälle bussis. Ja jälle oleme siin. Viimast korda. Me ostsime Stevenile selle rääkiva kaktuse. Ma olen seda tahtnud mingi paar kuud juba Amazonist tellida, aga pole tellinud. Nii et vist saime isegi odavamalt. Istud maha siia ja siis saad trepist alla kõndida vette. Ja ikka jälle seafood pasta. Kakkapasta. Pasta. Ja vaade. Kui ilus. Kus ma olen? Sina enda kaktusega. See on, kus me oleme. Lehvita. Ja siis teed vaatele. See on väga asja. Mereväega. Kutsu! Kes on tore, Steven? Jama! Jama! Nii seina lähedalt. Väga apetiidi. Ma teen teile siis hauli ka nii kaua. Mu mees ostis sellise nummi käekoti mulle, see on nii nunnu. Driftisime praegult. Tada! Tada!
tegid sulle ka. Tšau. Ütle tšau. Yeah. Tšau. Tšau. Ta teeb selle meelega. Tšau. Kus sa ronid, poiss? Oi. Vaata linnu. Ma arvan, nüüd me lähme tagasi sinna kohta. On huvitav kotike? Aitäh! Viimased suveniiri ostud ja minekut. Pärast tuleb haul. Ja nüüd viimast korda ületame seda silda. Mul on nii kahju juba. Tšau! Ja bussi peale. Bussi peale. Ütle Anna. Steven. Ütle emme. Nii, me ostsime siis sellised kõrvarõngad, veel sellised ja siin on siis samasugused need sinised, et üks paar on siis mulle, mu sõbrannale ja ämmale. Nii, ma panin kohe kõrva ka. Täitsa nummud. Veel viime suveniiriks sellise risotto ja Stevenile ostsime Veneetsia T-särgi. Räägi veel. Haldo. Ja. Tüdrukute õhtu ja snäkk. Tere! Tere! Kuku-muku! 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 Ja meil on homseks kõik enam-vähem pakitud ka. Siin on veel asju. Tahtsin mehelt oversized pusa ja see on mulle täiesti paras. Sa oled liiga väike. Näita enda Veneetsia särki. Näita enda Veneetsia särki. Tugevalt. No. Tahate monkey fish kallatro? Te peate üle ronima. Päriselt? Oo. Ta ei ole. Oo. Kivistus ära. Lähme tuppa. Ja meie tulbikesed jälle. Auto. Parkour! 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 Veel. Teeme veel. Ühe korra veel. Ühe korra veel. Kiiresti.
Koletis. Koletis. Kes läheb kinni? No istu peale. Appi. Musta pesu kokku. Volt teinud. Ei, me saame hakkama. Stefan! Sellepärast võibki katki minna. Yeah. We can do it, we can do it. We did it. Auk. Head aega. Bye. Ja olemegi lennujaamas. Bye bye Itali. Allo. Allo. Ma ostsin sellist Starbucksi kohvi ja see on räme hea. Lapsega reisimine. Nii palju staffi saab lihtsalt komme ja... Ja. Minu küüdja. Maandusime Saksamaal. On äge. See onu seal lehvitas Stevenile. Meil on vaja oodata järgmist lendu mingi üle 2 tunni ja me lootsime nagu kärutada Steveni tuttu, sest tal on räme tudu. Ta on tüdinenud ja ta on lihtsalt nagu energiajänes. Aga käru kaotati ära kuskil, nii et fun. Ma lootsin lihtsalt chillida. Aga ma loodan, et ta siis vähemalt Eestisse lennu ajal magab. Et siis on ka vaja üle 2 tunni lennata ja temaga on ikka tegemist. Steven saab igalt poolt tasuta kummikomme lihtsalt. Baby. On huvitav. Steven! Mängid autoga või? Parkisid ära.
vaba. Tallinnas. Kas sa lendad veel kuskile? Norm hunnik. Ja selline reisike meil oligi siis. Ma väga tänan kõiki, kes vaatasid ja jätsid nummisid kommentaare ja kellele meeldisid need videod. Need on suht kiiruga töödeldud ja ma ei tea, ma ei jäänud rahule nendega väga. Esimene öö kodus on veedetud. Nii hea oli oma voodis magada. Me magasime reaalselt kella 10-ni. Kõik lihtsalt. Me olime nii väsinud sellest lennupäevast. See oli lihtsalt jõhker. Itaaliast Saksamaale kõik sujus, oli väga hea. Lend oli mingi tund aega. Ja siis Saksamaalt Eestisse oli suht nagu crazy. Käruga oodati ära, siis lennuajad hilinesid ning Steven jäi meil enne lennuki peale minekut magama. Ehk siis me lootsime, et ta lennuki peal magab. Kui me lõpuks saime lennuki peale, siis lennukis öeldi, et ikka ei saa lennata. Et seoses Ukraina sõjaga olid mingid lennuki liiklus oli häiritud, siis pidid mingit teist marsruuti minema. Öeldi, et tund või 2 läheb aega, mingi tund aega ootasime lennukis. Steven ärkas üles lennuki peale minnes, sellepärast et vihma sadas ja me pidime õuest minema ja siis talle tibutas käe peale ja siis ta ärkas üles. Aga jah, meil öeldi siis, et tund või 2 peate ootama. Ootasime tunnike, siis öeldi, et okei, võime minna. Ja siis 2 minuti pärast öeldi, et ei või ikka minna, et ootame veel tunnike. Aga õnneks peale tundi saime minekut. Lennuk oli üliväike, ma pole nii väikse lennukiga lennanud. Lennukis oli veel Andrus Ansip ja Juhan Parts. Ja ma ei tea, kõik olid suht nagu närvilised juba, et võiks minna, aga arusaadav kõik, et see on suht loogiline, et kõik võib lennujaamas veel muutuda ja Steven oli nii jonn lennukis, see ootamise aeg. Kui lennuk lendab, siis ta on palju paremas tujus, aga kui see seisab seal, siis ta on nagu nii jonn, et ta ilmselt on ka, et lähme juba. Lennusõit kõik sujus ilusti. Ma vist sain enda lennuhirmust üle, kuna meil oli ju 4 lendu kokku nädala aja jooksul. Tagasi minnes ma ei kartnud nagu üldse. Nagu what? Mulle on nagu see mingi saavutus reaalselt. Aga Tallinna lennujaamas saime käru kätte. Ma panen mingi aeg selle müüki, sest et ma arvan, et meil seda reisikäru enam vaja pole. Aga me ostsime ju reisi jaoks tutika kohvri, mis maksis mingi 100 €. Me saime muidugi kinkekaartidega selle ostetud õnneks, aga Tallinna lennujaamas saime niimoodi selle kätte, et see lukk oli põhimõtteliselt nagu katki või lahti. Aga kodus me saime selle korda õnneks, nii et vedas. Nii mõnus oli lihtsalt koduuksest sisse astuda. Ja teate, isegi nagu imelik on parketi peal kõndida, sellepärast et Itaalias terve korter oli meil plaatpõrandaga. Et isegi nagu see on harjumatu. Nüüd me peame siis lasteaia kellaaegadega harjutama Stevenit tuttu ja ma ei teagi. Esmaspäeval vaatab, kuidas lasteaiaga läheb uuesti, sest ta on 6 aega puudunud lasteaiast. Ma kardan. Ja praegult on Steven esimest korda juuksuri juures, et muidu me oleme ise tal juukseid lõiganud, aga mõtlesime, et võiks proovida juuksuri juures ka mingi vahelduseks. Nii et ma panen siia
pildi või video temast, kui nunnu ta on seal. Aga jah, aitäh veel kord, et te vaatasite ja sellel teekonnal meiega kaasas olite. Tšau!